Aga jah, kunstil on poliitiline potentsiaal ja tegelikult ka Eesti kunstil ja isegi teostel, mida võib-olla esialgu ei oskagi kahtlustada poliitilisuses. Kui võtame kas või oksjoni valiku, esimene nimi, Amandus Adamson, maastik, seal ei ole mitte midagi poliitilist, see on idülliline, sentimentaalne maastik, aga me võime seal taga näha kunstipoliitilisi seisukohti. Toimus sellel ajal, kui Amandus Adamson maalis selle 20. sajandi algul, põlvkondade vahetus, peale hakkasid tulema noored modernistid, oksjonil on väljas ka Nikolai Triigi varane maal, ilmselt maalitud samal ajal kui Adamsoni oma, ja need käsitlused on täiesti erinevad. Triik huvitub juba modernismist, mõistatustest, müstilisusest, aga Amandus Adamson on veendunud realist, et tema ei näe, et kunstil peaks olema muid funktsioone peale meie elu kaunistamise. Nii et isegi pealt näha täiesti süütutes maastiku vaadates võib olla palju laiem kontekst. Seda me oleme ka eelnevalt ju mitmeti rõhutanud ja välja toonud, et just see Eesti maastikumaal tundub niivõrd söötu ja tundub niivõrd rahulik ja tundub niivõrd sulnis, ent eriti nõukogude perioodil pigem see ehk märkis ka seesugust poliitilist varjumist nende maastike ja lillede taha, kuna ühiskond oli väga reglementeeritud kunstnike jaoks, mida nad võisid teha, mida mitte. Et see niisugune hingeline pingestatus avaldus just selles. Ma arvan küll, et nõukogude kunsti vaadates väga palju tuleb seda ajastu konteksti arvestada ja alati, nagu ikka, ei pruugi teada olla see, mida kunstnik ütleb, kes ütleb, et ta tahtis nii või naa teha, et seal võivad olla ka kontekstid, millest kunstnik ise ei pruugi isegi teadlik olla. Mis muidugi ei tähenda, et kunstniku sõna nüüd uskuma ei peaks. Aga kui me vaatame näiteks ka siin oksjoni valikus hakata võtma Anna Audova natüürmordid, mis ei tegele mitte kuidagi väljaspool asuva maailmaga, teiselt poolt teades, kuidas Audova töötas, kui süvenenult, kui välismaailmast ära lõigatuna, kui põhjalikult, siis selles kunsti tegemise viisis või praktikas, nagu tänapäeval öeldakse, peegeldub ka mingi selja keeramine ühiskondlike oludele. Teiselt poolt sääraseid kunstniku natuure muidugi iga ühiskonna korra all, et kas see oli nüüd seotud spetsiifiliselt nõukogude korraga, raske öelda. Võtame siin 60-ndatest Elmar Kits, väga huvitav autor, jumal teab, mis temast oleks saanud, kui okupatsioon oleks peale tulnud. Meil on siin oksjonil figuraalkompositsioon, selline lint ja formaadiga, mis näitab, kuidas ühelt poolt on teatud teemad ja ka see formaat, et ta peab seinamaali tegema või monumentaalmaali, on ilmselt tulnud väljastpoolt tellimused ja samas Kits proovib leida selle peale surutud formaadi sees ikkagi endale omaseid väärtusi, seda, milles tema hea on. Need taktikaid oli väga erinevaid, oli muidugi neid, kes läksid uue korraga kaasa ja kunstnikena kaotasid. Oli neid, kes eemaldusid sellest, Alfred Kongo näiteks, veel üks näide, kes väga eraldatult töötas. Ja siis oli neid, kes proovisid kuidagi toime tulla, et teha kompromisse ja vaadata, kas on võimalik säilitada kunstniku eneseväärikus ka siis, kui mingid asjad on ette antud.